Tere! Päev 21. Külluses elamine. Living abundantly. Tere hommikust kõigile. Ja soovin teile üleüldiselt imetoredat päeva. Täna on meie teekonna viimane päev. Ma olen meie grupi üle väga uhke. Ma tean, et on olnud raskusi, ma tean, et mõned inimesed on ära kukkunud, aga sellest ei ole midagi. Andestage endale ja proovige uuesti, sellepärast, et kogu see playlist on olemas YouTube'is, minu kanalil. Eraldi siis 21-päevane külluse avastamine ja uurimine, selline playlist. Ja kõik on otsast lõpuni seal. Video all kirjelduses on ainult ülesanded, aga esimese kommentaarina ma olen kinnitanud kogu selle nagu transkripti, mida ma siin Facebooki grupis olen jaganud. Et alustage uuesti, katsetage uuesti. Et see on suurepärane koht, kus katsetada iseennast, enda nagu juhi omadusi, juhtida gruppi, juhtida inimesi, sest tegelikkuses juhivad inimesed ennast ise. Et mentor, õpetaja, juhendaja, kogemusnõustaja, selleks olemine, selleks kehastumine tegelikult muud ei tähendagi kui motiveerida inimest, inspireerida inimest, aidata tal jõuda selleni, mida ta ise tahab. Ja see on tegelikult lihtne. Tuleb lihtsalt teha. Ja see on tegelikult nii pisikene aeg, mis enda rutiinsesse päeva sisse panna, et kogu see rall läbi teha. Ja see on ainult 21 päeva. Alguses tundub see nii pikk, aga mõtle. 3 nädalat, pliuh ja läinud. Ja me oleme iga päev saanud koos veeta seda teha. Mina ise ka kartsin ja pelgasin, et ma ei saa hakkama, et mul jääb distsipliinist puudu, aga lihtsalt teed. Ma ärkasin ekstra varem iga hommik. Mis ärkan jätkuvalt, et seda teha. Ma olen väga uhke teie üle. Suur aitäh teile kõigile. Ja tänan teid isikliku kasvu panustatud aja ja energia eest ning oma gruppide juhendamisel teiste inimeste teenimise meelsuse eest ja siinses grupis energiaringlusele kaasa aitamise eest. Tunnuskummardus ja õnnitlused 21-päevase teekonna jõudu lõppu jõudmise puhul. Suurepärane. Ja proovid kindlasti uuesti. See kõik on olemas. Et ma omakorda sain sellest kõigest kinnitust, et ma teen eraldi meditatsioonid ka, et ma proovin täiesti ta nagu töödelda niimoodi, et meditatsioon ja muusika tulevad koos ühelt lindilt, mitte et ma lasen sülearvutist muusikat ja filmin telefoniga nagu korralik labor on siin saapakastid ja teised arvutid üksteise peale, et see oleks minu kõrgune, et nii palju tuleb nii-öelda kasutada tööriistu, mis sul käes on, et teha ära see, mis on vaja teha. Ilma vabandusteta, ilma ettekääneteta, sest need ainult seda ongi. Nii vahva. Ma siiralt loodan, et igaüks leidis selle rännaku käigus midagi väärtuslikku enda jaoks. Ja kui veel ei leidnud, siis tasub olla tähelepanelik. Võib-olla paljastub kasu mingisugusel hetkel, sest tegelikult nii on. Me selle meditatsiooniga ja selle 21-päevase reisiga olemegi toonud ennast teadlikumaks kõigest, mis tegelikkuses on kogu aeg meie ümber. Kõik head inimesed juba on meie elus. Kõik situatsioonid juba on meie elus. Kõik juhtumused juba on meie elus. Me peame lihtsalt olema avatud
ja teadlikud. Ja see reis on aitanud selle esile tuua. Ma siiralt loodan, et igaüks leidis selle rännaku käigus midagi väärtuslikku enda jaoks. Nii, kas oled tuttav õnnelikkuse 7 lülitiga? Ehk siis anna teistele, saada edasi. Lase lahti, luba endale, ole tänulik, anna iseendale ja andesta. Kui need 7 saavad elu lahutamatuks osaks, jõuab sinna loomulikul viisil kohale ka õnn ja rahulolu, lihtsalt ja kergelt. Kõik on energia ning selleks, et küllus sinuni jõuaks, peab energia olema pidevas ringluses. Niimoodi töötab vastastikuse seadus. Selleks, et tulevased väljakutsed aitaksid sul kasvada ja vaimselt areneda, hoia oma energiakanalid avatud ja puhtad, et energia saaks takistamatult liikuda ja keskendu sellele, mis on sulle oluline. Sinu tulevik on sinu enese kätes. Sina teed valikuid iga päev, iga hetk. Sinu elu kvaliteedi määrab see, kuidas oma aega kasutad, kelle seltsis otsustad seda veeta ja kuidas ennast igal hetkel tunned. Võtmed on teadlikkus, tänulikkus ja väärtusliku märkamine. Viimased ülesanded tänaseks. Palun ole julge ja saada siia gruppi või videosalvestisena kokkuvõte sellest, millised olid sinu kogemused selle 21-päevase rännaku jooksul. Sa võid saata ka lihtsalt sõnumi, kui sul on keeruline video või audio kokkuvõtet lindistada, kuid väljakutsed ja interaktiivsus on elu oluline osa, ehk siis võimalusel ikkagi video või audio, sa saad sellega hakkama. Ainuke asi, mis sind tagasi hoiab, on mõte, ebamugavustunne. Lihtsalt see on tunne, mis sind tagasi hoiab. Murra läbi, lihtsalt tee see ära, samamoodi nagu oma grupi loomine. Lihtsalt tuleb ära teha. Kui sa oled inimene, kes vaatab seda YouTube'ist, palun julgustan sind liituma Facebookis eraldi grupiga, privaatgrupiga Kasvame koos ja ka veel eraldi lehega Kasvame koos, kus ma jätkan erinevate info ja asjade jagamist ja tegemist. Ja ma sooviksin ka sinu käest sellist audio kokkuvõtet ja video kokkuvõtet. Ma tahaksin video kokkuvõtet. Et no see oleks nii vahva. Nii, kokkuvõttes, kas video, audio või sõnumi kujul, palun nimeta oma nimi, linn, Alevik, küla, kus elad näiteks, millega sa tegeled ja mida sa kogesid, mida sa leidsid, mida sa avastasid. Tee oma märkmiku kirja pandu põhjal kokkuvõtte 21-päevase rännaku tulemustest. Kuidas sulle meeldis see teekond ja liikumine külluse poole sellise ühendatud hoovusena? Räägi sellest, millega sa igapäevaelus tegeled. Ja kui sul on teistele midagi pakkuda, anna teada oma ideedest ja või projektidest. Vahest leiad sarnaselt mõtlejaid, inimesi, kes sooviksid su ideid, hobisid või projekte toetada või tekitad lihtsalt grupis positiivseid võnkeid. Et me oleme selles kõik koos ja me saame kõik koos üksteist aidata, üksteist teenida. Kasuta enda ja oma kogemuse kirjeldamisel oma külluslikku loovust. Palun ole kokkuvõtet tehes sisutihe. See tähendab lühem on parem kui väga pikk.
napisõnaline etem paljusõnalisest. Selle ülesande täitmiseks on sul aega 72 tundi ehk 3 ööpäeva. Mina ise mõtlesin ja seedisin 2 päeva, enne kui ma selle video enda sinna gruppi postitasin, kus ma ise kaasa löön. Tänase päeva keskne mõte kirjutas oma märkmikku. Ma elan külluses iga oma elupäeva, iga hetke. Tänane mantra on Soham. Soham. Ma olen. See mantra on kinnitus. Ma olen ja määratleb inimese teadlikkuse universaalse olemasoluna. Ma olen. Nii vahva. Et ma jagan teiega ka mõned videod sellest, mis ma ise läbi elasin ja kuidas et siis julgustan sellega teid tegemaks need videod. Ma tänan kõiki ühisesse protsessi panustamise eest ja teeme nüüd selle meditatsiooni viimase. Nii et siin on siis Deepak Chopra audiomeditatsiooni tõlge päev 21. On vaid juhka teile. Tere tulemast 21. päevale. Õnnitlused. Oled läbinud Chopra keskuse 21 päevase meditatsiooni väljakutse. Külluse loomine. See on olnud meie kingitus jagada neid rikkalikke meditatsioonikogemusi koos sinuga. Koos veedetud aja jooksul oled saanud endale igapäevaselt kasutatavad töövahendid, mis aitavad sul enda elus küllust luua. Oled kasvatanud kindlustunnet, et küllus on sulle kindlustatud ja teadmist, et küllus on su sünniõigus. Kogedes küllust kõikjal enda ümber tead, et oled selle kaaslooja oma kõrgema minaga ja saad end tõeliselt väljendada küllusliku olendina, sellena, kes teiste elu parendab ja avaldab maailmale positiivset mõju. Täna ma juhendan sind läbi visualiseeritud meditatsiooni, kus me külvame küllusteadvuse seemneid, et kasvatada rohkem armastust, õnnelikkust, jõukust, kõike, mida soovid, olles õndsalt teadlik, et küllus voolab kergelt ja pingutusteta sinu elus. Alustagem. Istu mugavalt ja sulge õrnalt silmad. Hinga rahulikult sisse ja välja. Lase lahti kõikidest mõtetest. Luba oma meelel kanda sind kaunile niidule. Niidule, mis on nii rahuküllane ja kutsuv, et sa tahad istuda rahule ja nautida selle koha elu. Niidu muld tundub pehme ja huumuserikas. Kui sa seda oma sõrmede vahelt läbi livistad, nautides oma ühendust maaga. Sul on kaasas väike seemnepakk kõikvõimalike seemnetega. Siin on tänulikkuse seemneid, lugupidamise seemneid, armastuse seemneid, meelerahu seemneid, materiaalse külluse seemneid, ühenduses olemise seemneid, harmoonia seemneid, tervise seemneid, heaolu seemneid ja õnnistuse seemneid.
Avad seemnepaki, valad seemned enda peopessa ja puistad need viljakasse mulda. Sa usaldad, et kui oled kord seemned külvanud, siis päike ja vihm toidavad neid ja nendest kasvavad tugevad ja elujõulised taimed. Naudi niidul olles hõljuvaid imelisi aroome ja enne kui siit lahkud, korda vaikselt mõttes minu järel järgmisi sõnu ja tunneta, kuidas need sõnad võnguvad sinu südamekeskuses kaasa. Ma olen piirideta küllus. Ma olen õnnis, õnnelikkus. Ma olen imeline, heaolu. Ma olen tingimusteta armastus. Ma olen täiuslik harmoonia. Ma olen sisemine rahu. Nüüd hinga sügavalt nina kaudu sisse. Samal ajal endamisi vaikselt öeldes heli. Seejärel aeglaselt nina kaudu välja hingates ütle vaikselt endamisi heli hamm. Jätka, lubades oma hingamisel kergelt voolata ja ütle vaikselt iga sisse hingamise ajal soo ja iga välja hingamise ajal hamm. Kui su tähelepanu peaks hajuma mõtetele või ümbritsevast keskkonnast kostvatele helidele või mingitele kehaistingutele, tooma tähelepanu lihtsalt mantra juurde tagasi. Soo. Hamm. Soo. Hamm. Palun jätka oma meditatsiooniga. Ma jälgin aega ja meditatsiooni lõpus kuuled tasast kellukese helinat, mis annab märku, et on aeg mantra vabastada. Soo. Hamm. Soo. Hamm. Korda nüüd vaikselt oma peas. Soo. Hamm. Soo. Hamm. Soo. Hamm.
on aeg mantra vabastada. Palun too teadlikkus tagasi oma keha juurde. Võta hetk, et puhata aeglaselt ja sügavalt sisse ja välja hingates. Kui tunned, et oled valmis, ava tasakesi silmad. Sa oled külvanud külluse seemneid, loomise üska, kust need kindlasti pingutuste vaba kergusega õide puhkavad. Usalda, et sa saad igal ajal ühenduda allikaga, oma tõelise olemusega. Nüüd, kus me lõpetame oma ühise aja sellel rännakul, jätan sulle ühe viimase keskse mõtte, mis on sulle suurepäraseks meeldetuletajaks kõigest sellest, mida me koos oleme uurinud. Ma elan külluses iga oma elupäeva, iga hetke. Ma elan külluses iga oma elupäeva, iga hetke. Ma elan külluses iga oma elupäeva, iga hetke. Namaste. Sa oled tubli, ma olen sulle uhke ja ma armastan sind. Et nagu öeldud, inimene õpib paremini läbi korduse. Ma soovitan sulle kogu see reis veel ühe korra otsast lõpuni läbi teha ja inimesi kaasata sellele reisile. Soovin sulle jõudu ja jaksu ja mul oli au sind teenindada. Ilusat, külluse rohket päeva ja elu sulle. See oli väga-väga tore koos viibimine ja väga tore väljakutse. Mulle igal juhul oli, ma loodan, et sulle ka. Kena päeva.